Aga kas nüüd prokurör ei ole tahtnud seda asja ära lõpetada või kuidas sellega on, et kui ei ole nagu süüdistust kokku saadud, et kas ei ole kerkinud esile sellist küsimust, et hoopis ära lõpetada seda asja? Ma saan aru, et kuna sellised kuriteod on väga, väga keerulised, nad on, nagu me siin Raivo Aegi jutust oleme aru saanud, on väga kõrgel tasemel läbi viidud, siis nende uurimine vajab väga põhjalikku analüüsi, eeltööd ja nii edasi, et kui alguseski räägiti väga suure surraaga mingisugustest kuupäevadest, räägiti aasta lõpust, räägiti paarist kuust ja nii edasi, siis nüüd vähemalt, mida ajakirjanikele öeldakse, on, et eeluurimise lõppu on täiesti võimatu prognoosida, et sealt edasi siis midagi otsustada. Ma ise kujutan ette, ja kui ma eksin, siis muidugi oleks tore, aga ma arvan, et kõik läheks plaanipäraselt siis, kui kas nüüd kõigest 3 episoodist esitatakse süüdistus, sest osad on küll sellised, et nendega väga kaugele, need on kõik sellised, millega väga kaugele ei jõua, aga mõnega võib üritada. Ilmselt taha ja soov on, aga et kõige sobilikum aeg oleks kuskil augusti teine pool, septembri algus esitada siis süüdistus ja saata asi kohtusse, et siis oleks prokuratuur ka andnud omapoolse väärika panuse Pärnu linnavolikogu valimiste kampaanias. Aga kas need asjad, mis siit ära võeti, ütleme läbiotsimise käigus, kas need on nüüd tagastatud või kuidas nende asjadega on? Selles mõttes, et tagasi anti kohe paari nädala jooksul arvutit, siis ülearvutite näol. Siis nüüdseks on tagastatud ka sularaha tšekid, mis igalt poolt siis kokku korjati. Ja veel on siis nende käes põhiliselt mu 4-5 aasta märkmikud. Kuidas see on tegevust, mis see põhjus on, miks neid märkmikke veel enda käes hoitakse või kaua nad on olnud seal juba siis nende käes? See on siis oktoobri algusest või oktoobri lõpust alates. Pool aastat siis? Ilmselgelt on seal siis, kui sinna on kirjutatud Inno Tähismaa nimi, siis on võimalik kohtus esitada tõendusmaterjalina, et sellel kuupäeval kas Inno Tähismaa helistas, kas ma mõtlesin Inno Tähismaa peale või käis lausa mul külas. Et ma ei kujuta rohkem. Neid märkmikke siis on kavas kasutada kohtus? Ega mina ei oska midagi rohkemat kommenteerida. See on nende rida samas. Tõenäoliselt kõik ülejäänud materjalid, mis ei puuduta, siis täna hetkel käivad kriminaalmenetlus on tagastatud. Ma mõtlen seda, et kui kõik märkmikud ära võetakse, siis on võimalik inimese elu mõneks ajaks pea peale pöörata või rööpast välja viia. Probleem oli see, et ega tõenäoliselt ma nüüd ise ka seal 2005. aasta märkmikus eriti väga midagi vaja teada ei ole, memoaare ei kirjuta, aga küll võeti ka ära ju tulevikku suunatud kuni aasta lõpuni kohtumised, mis olid planeeritud ja märkmed, mis olid tehtud ja osade pangakaartide PIN-koode ma siiamaani ei tea, ma olen ikka veel ära vahetanud, aga nüüd kuskil mul sinna märgitud, nii et neid ma kasutada ka ei saa.